Kristo Vals nimeks, vanem veebel, küberväejuhatus ja seda ametinimetust ma ei hakkagi siin võib-olla välja tooma, et see ei ole oluline, aga üks minu põhiülesannetest on tegeleda küberajateenistusega, et alates sellest, et meile tuleksid siis kõige ilusamad, kõige kaunimad eriala inimesed, lõpetades sellega, et kui nad ka välja meist lähevad, oleksid nad ka sama veel targemad enne, kui sisse tulid. Ja kindlasti paljudeks tekitab see küsimust, et mis asi see küberajateenistus on ja kust ta tulnud on. Et tunnistan ausalt, et ega meil on omal ka natuke aeg-ajalt raskusi selle küberajateenistuse nii-öelda alguse punkti panemisega, et mina teenisin aega aastal 1997 ja ma võin öelda, et ma olin küberajateenija. Et IT-valdkonnaga me pidime tegelema ja taia lõppühendustega internetti minema, mida kõike, et kohtvõrkusid ehitasime. Samas aastal 1994 oli meil juba inimesi, kes arvutid üles panid, et seda nullpunkti on väga keeruline paika panna. Aga mis on oluline, et täna on niisugune väga teadlik ja mõtestatud tegevus just eelkõige küberajateenistuse kontekstis. Enne kui ma nüüd hakkan täpsemalt sellest küberajateenistusest rääkima, et ma pean natukene selle nii-öelda meie enda tausta, küberväejuhatuse tausta lahti rääkima, et me saaksime aru või teie saaksite paremini aru, et kes me oleme, mis me teeme ja mis on meie need põhifunktsioonid. Et suures pildis me oleme, ma arvan, et meist oleme jätkuvalt Kaitseväe kõige noorem struktuuriüksus, tähistasime sel aastal 3. sünnipäeva, aga teisalt meie juured on väga kaugel minevikus, et see küberväejuhatus ju tekkis põhimõtteliselt staabi- ja sidepataljoni ja Kaitseväe peastaabi side- ja IT-osakonna liitumisel ja ümbernimetamise tõttu ja ka struktuur tehti siis täiesti uut moodi. Aga oluline on mõista seda, et kui tavalises sõjapidamises on olemas sellised sõjapidamisdomeenid, kus kohas sõda peetakse, et klassikaliselt me teame loomulikult maa- ja mereväge, õhuväge, et sõda peetakse siis kas vastavalt siis maal, merel või õhus. Me oleme täna jõudnud aru saama, et tegelikult on üks domeen, üks ruum veel, kus sõda peetakse, on küberruum, ehk et kõik see, mis toimub võrgus. Ja jällegi see sõna küber on selline, ütlen hästi ilus sõna, mida saab igal poole liita, mis müüb hästi, et ega selle küberi sõna mõistminegi on aeg-ajalt keeruline ja samamoodi ka meil, et mis asi see küber nüüd lõpuks on. Et ühelt poolt on jah, kõik see, mis IT-võrkudes toimub, aga meie jaoks, meie väejuhatuse jaoks on ka küber osa sellest, mis toimub meie peades. Ehk et kuidas me mõtleme, kuidas meid nähakse, kuidas teised arvavad meist ja nii edasi. Ja samamoodi see küber tehnoloogilises mõttes, et kas on puhas IT, kas on puhas küberkaitse, kas side läheb sinna alla, klassikaline raadiojaamad, välitelefonid ja nii edasi. Et seal sõna mõtestamisel on väga palju erinevaid nüansse, et teatud kontekstis võrdub küber IT-ga, teatud kontekstis on puhas ainult küberkaitse, et eks ma siis aeg-ajalt ka seda rõhutan, mida me selle küberil parasjagu mõtleme. Kui me räägime meie nii-öelda funktsioonidest, siis põhifunktsioon loomulikult on operatsioonid küberruumis nende läbiviimine, aga selleks, et need operatsioone saaks viia, on meil vaja reservväelasi ja neid me ka kõiki koolitame. Lisaks me peame kindlasti ka arvestama sellega, et meie funktsioon on tagada Kaitseväe peastaabile töökeskkonnad ja ka meil on vaja tagada strateegiline side kaitseüksuste vahel ja lisaks siis see teavitustöö, mida meie Stratcom keskus teeb. Meil on põhimõtteliselt 5 allüksust, mis on olulised. Ma natuke kiirelt räägin ära, et millega mingi asi tegeleb, nii palju kui ma saan rääkida ja siis me jõuame ka vähe detailsemalt sellele, mida meil siis ajateenijad küberajateenistuse raames teevad. Ajalooline üksus, staabi sidepataljon, kes alustas kunagi sellest, et neil olid tuvid ja koerad, kes sõnumid edasi veavad, siis täna nad suudavad juba maste püsti panna ja kui Teliad, Elionid ja muud asjad, Elion mis meil ei ole, meil Isanid on olemas Telia kõrval, kui nemad peaksid oma töö lõpetama ühel päeval, siis meie töötame ikka edasi. Ja see on see, mida staabi sidepataljon teeb. Kui täna peaks kaitsejuhataja otsustama, et tal on vaja oma juhtimispunkt viia, ma ei tea, Kõpu koolimajja, Kõpus küll ei ole koolimaja, aga oletame, et seal oleks, siis staabi sidepataljon peab suutma luua talle sinna töökeskkonna. Et kui kogu peastaab sinna koha tuleb, siis neil on olemas võrguühendused, sideühendused, lauad, toolid,
whatever mõtted tulevad, kõik peavad olemas olema ja nende töö ei tohi olla häiritud võrreldes sellega, mis nad teeksid igapäevases asukohapunktis. Et ka seal on meil tegelikult olemas selliseid ajateenijaid, kes tegelikult on IT taustaga, et erinevad võrguadminid, aga väga palju on ka tavalist jalaväelast, autojuhtimist, staabikaitset ja kõike sellist. Meie küberajateenistuse mõttes üks olulisemaid allüksusi on IKT keskus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus. Ja see pilt, mida te siin nüüd praegu näete, on niisugune klassikaline näide sellest, kuidas meie IKT keskuse ajateenijad aega teenivad. Et kui tavaline sõdur võib olla metsas kaevikus, on kuskil tunnimees, siis meie ajateenijad IKT keskuses on võrgus. Kogu nende töö käib võrgus. Ja kui me siin nende funktsioone vaatame, mida nad teevad, et me suures pildis saame eristada kahte funktsiooni, kahte rolli. Üks on kasutaja tugi, et igapäevane tugi kogu kaitseväe ja mitte ainult kaitseväe, kogu valitsemisala osas. Et hakkame jälle peale sellest, et kui kas kaitseväe juhataja või kaitseminister tekib mingi IT-alane probleem ja ta helistab meie kasutajatukka, siis suure tõenäosusega on ajateenija see, kes ta kõne vastu võtab ja hakkab tema probleemiga tegelema. Kuni sinnamaani välja, et mõnda probleemi tulebki ajateenija lahendama kaitseväe juhataja, kaitseministri kabinetti ja see toimib. Et nad saavad väga hea praktilise kogemuse ja kui nad suudavad meie igapäevast tööd niimoodi tagada, siis nii-öelda põllul olles ei teki neil kunagi ühtegi sellist ootamatut probleemi, et nad on juba reaalse eluga täiesti kokku puutunud. Ja mida on huvitav vaadata, et need ajateenijad küll ju iga 8 kuu tagant kasutajatoes vahetuvad, siis nad iga ajateenija toob jälle mingit oma uut arusaama ja toob seda dünaamikat juurde. Et ma arvan, et ka meie tegevväelastel ja palgalistel ei ole väga igav olla, sest et kogu aeg uued inimesed oma uute arusaamadega ja me areneme tänu sellele, et meil käib väga palju uusi erinevaid inimesi läbi. Teine huvitav osa, millega meil ajateenijad tegevad infosüsteemide arendus ja ta on isegi proportsionaalselt suurem kui kasutajatugi. Ja teatud mõttes on meie teadlik valik, et osad infosüsteemid, mida on meil vaja eelkõige meie põhitegevuse tagamiseks, et me ei osta neid väljas sisse. Et kindlasti IT-ettevõtjad on natuke mures selle pärast, et võib-olla jääb mingi leivatükkiga teenimata. Aga me oleme arvestanud, me elame nagu teadmises, et kui peaks tekkima reaalne kriis, reaalne sõda, siis kindlasti mõni üksik nüanss, mida me ei ole suutnud täna ette näha. Mis tähendab seda, et me oleme suutelised väga kiiresti reageerima, väga kiirelt mingid oma süsteemid kohandama, midagi võib-olla vaja muuta. Ja selleks ei ole enam aega mingit hanget teha, oodata, kui Rootsist tuleb kohale mingi spetsialist, kes sul 2 rida koodi kirjutab ja nii edasi. Meil on seda kohe vaja. Ja kui täna meil on olemas välkõppe kogunemine, kus parimad poisid tulevad kohale 2 tundi peale AK-s selle maha ütlemist, siis meil on kohe need inimesed olemas, kes kohe hakkavad reaalselt seda asja tegema. Ja see toimib väga hästi. Teiselt poolt on ka see osa väga oluline, et need inimesed, kes seda süsteemi arendavad, neil on olemas klassikalised sõdurioskused, et nad tegelikult teavad ka, mida jalaväel seal vaja. Nad tegelikult ka saavad aru, kuidas sõda peetakse. Ja selles meeskonnas käib väga palju sellist spetsialiseerumist, et ei ole niimoodi, et sa kirjutad ainult koodi, vaid kes disainib veebi, kes tegeleb testimisega, kes on riistvara peale hoopis, et väga palju erinevaid asju. Ja ma ei ole väga sügavalt tehnoloogiline inimene, aga see, mida nad teevad, minu jaoks on see startup. Ehk põhimõtteliselt ma julgen väita, et kaitseväe üks osa on tegelikult startup ettevõte. Ja nad on haritud inimesed, me ei püstita neile mingi tööülesannet, et kirjuta nüüd selline kood valmis, vaid me ütleme, mis on probleem ja ta peab ise lahenduse leidma. Ja Scrum meetodi vaadatakse iga hommikul üle, kuidas mingit asju lahendada ja siis jälle tegutsevad. Et väga intensiivne ja olles nende paljudega nende ajateenijatega suhelnud, siis see on nende jaoks väga arendav, et õpivad väga palju juurde. Ma lasin ühel ajateenijal kirjutada edasi tehnoloogilisematele inimestele, et millega nad täpsemalt tegelevad.
No, ma suudan võib-olla see tuttavatest sõnadest Pythoni keelena välja tuua, aga ülejäänud on minu jaoks isegi natukene väga võõrad teemad. Ma ei hakka siin väga detailidesse minema. Aga see on see valdkond, millega meie siis küberajatiined oma arendusmeeskondades tegutsevad. Järgmine allüksus, millest tegelikult väga palju teile rääkida ei saa, et läheb juba natukene, mitte väga nagu roosaks, et hakkab nagu punaseks minema juba asi. Aga ma arvan, et allüksuse nimi ütleb piisavalt palju ära, ta on küberinfooperatsioonid. Ka seal on meil ajateenijad. Neid ei ole küll väga palju, aga nad on seal kindlasti olemas ja nemad on reaalselt sõjas. Ehk et iga päev meie võrke rünnatakse, iga päev on vaja nendele reageerida ja neid probleeme, mida võiks keegi tekitada, nüüd ka vaja lahendama hakata. Ja ma arvan, et ei ole väga palju mitte ainult ajateenijad, vaid üldse küberkaitse spetsialiste, kes nii suurte süsteemide või nii suurte firmade süsteemide kaitsmisega saaksid tegeleda, et Kaitsevägi, ma julgen väita, on vähemalt top 3 tööandjana, et ma arvan, et kui ajateenijad ka ligi kokku paneme, et suurusjärk pea 10 000 inimest on kokku meid, et Eesti Energia võib-olla Politsei- ja Piirivalveamet oma suuruse mõttes suudavad meiega konkureerida. Aga meid on palju, meil on palju erinevaid süsteeme, need on väga palju omavahel integreeritud ja kindlasti on väga palju inimesi, välisjõudusid, kes kompavad võimalusi, kuidas meie süsteemidesse sisse saada ja neid on vaja kaitsta ja on vaja ka sellele reageerida. Ja me oleme ka sinna ajateenijad kaasanud. Ja ma arvan, ka nemad saavad väga-väga hea kogemuse ja millest on väga palju kasu olnud, et näiteks mõni ajateenija, kes ennem näiteks on Riigi Infosüsteemide Ametis töötanud, tuleb meile aega teenimist ja kasutab seda sama oskust, mis ta on RIAs saanud, kasutab jälle meil ära. Ja vaadates meie tänast ajateenijate perekonnanimesid, siis on ka hea vaadata, et meil tuleb juba teise põlvkonna küberkaitsespetsialiste aega teenima, et kuidas vanemad ees, enda lapsed järgi. Ja üks osa ka, mis meie mõistes on küberi all, võib-olla klassikalises vaates ta ei ole väga küber, on strateegilise kommunikatsiooni keskus, kus on meie meediasõdurid ja nende relvadeks suures osas on videokaamerad, mikrofonid, fotoaparaadid ja nende ülesanne on kajastada ja tagada kommunikatsioon, mis jõuab meie peadesse. Tegelikult see on isegi osa, mida ma ise kõige rohkem kadestan, et nemad saavad minna kohtadesse, kuhu mina ka tegevväelasena ei satu. Et isegi vaadates seda kogemust, mis saavad, see sama piltki, mis näitab, et kui palju on täna neid ajakirjanikke, kes saavad minna ja presidenti intervjueerida. No meil näiteks saad seda ajateenijat teha. Et tulevad jänkid oma mingi uue lennukiga, teevad lennuväljal dessanti, no siis on ikka mõni meie Stratcomi ajateenija seal kaameraga pardal ja filmib kõike seda. Fotoaparaadi vend on algis seda pildistab. Et nad saavad palju põnevaid asju teha, käivad ka välismaal, Leedus migratsioonikriisi käisid kajastamas, et saad ka natukene ringi käia ja kindlasti on neil väga-väga põnev see osa. Et ka see on see koht, kus me alati võtame omale natukene erilisemaid noori aega teenima. Millest võiks aru saada on see, et esimesed 2 kuud ei ole mitte mingit erinevust, kas sa oled siis meil see kübersõdur või oled see tavaline sõdur kus iganes muus brigaadis või muus väeüksuses. Et 7 nädalat baaskursust on kõik ühtemoodi, mitte mingit erinevust ei ole ja ka kord on täpselt sama kõik nagu mujal. Et meie viime läbi seda Ämaris, kuna staabi sidepataljon kolis meil nüüd selle aasta suvest Ämarisse. Esimese nädalavahetusel me teeme, reeglina tavaliselt esimese nädalavahetusel teeme lahtist uste päeva, kus vanemad saavad külla tulla, saavad oma lapsed üle vaadata, vaatavad üle, kus nad poodid on, kuidas nad elavad, et kõik oleks rahul. Saavad ka ühe linnaloa, enne kui sõduri baaskursus läbi. Et me ei eristu mitte mingit moodi teistest allüksustest. Kui me hakkame rääkima sellest kübersõdurist, kes meil Tallinnas on, siis seal võib-olla muutub natukene erilisemaks. Et teatud ametikohtadel on muutunud ajateenistus tööl käimiseks, mis tegelikult mulle kui vanakooli inimesele võib-olla on natuke keeruline aru saada, aga ma näen, kuidas see mõjub sõdurite motivatsioonile, et meil ühtegi väljaõppelist tegevust kella 5 ei toimu. Ja siis on ka sealt arusaam, et kell 5 midagi ei toimu, siis ei ole ühtegi põhjust seda ajateenijat ka meil kasarmus hoida. Et olla kasarmus sellepärast, et olla kasarmus ei anna mitte mingit lisandväärtust. Ja hommikul kell 8 see ajateenija tuleb väravast sisse tagasi
siis ta on teotahet täis, ta on valmis tegutsema ja ta annab ennast 110% kuni kella 5-ni välja ja ega ei ole sellist asja, et kui kell 5 kukub, siis kukub ka nii-öelda, pannakse arvuti kinni. Mõnikord on tööhoog nii suur ees, et tehakse natuke pikemalt, ehk et inimestel on energiat ja power'it seda teha ja neil ei ole seda sundi, et sa pead nüüd kohe ära minema. Aga neil on võimalus see. Ja see sõna nagu see ajateenija on ka muutunud nagu selles mõttes natukene, ma ei tea, ta võib-olla ei peegelda enam seda sisu, mis ta vanasti oli, et ma olen siin testinud, meil isegi tänane sõdur ei tea, mida tähendab sõna tembel ehk et demobiliseeritu. Et minu põlvkond oli see veel, kes tõmbas kalendrist päevi maha, ta teeniski aega, siis see on nagu välja surnud nähtud, seda ei ole olemas enam. Ja sõna ajateenija ka nagu väga natukene peegeldab valesti, nad ei teeni aega, vaid nad tegelikult on koolis. Kaitsevägi minu hinnangul ei erine mitte mingit muud moodi tavalisest gümnaasiumist ja kutseharidusest. Tõesti, koolivorm on natuke teistsugune ja ühiselamut nimetatakse millegipärast kasarmuks. Põhimõte on sama, meil on täpselt samuti tunnid ja praktikad ja nii edasi. Tegelikult on nad koolis. Ja kui koolis tunde ei toimu, siis sa oled vaba. Ja keegi ei käi koolis niimoodi, et ta loeb päevi, mitu päeva on veel vaja koolis käia. See on osa elust. Ja tänasel päeval IT ja kommunikatsioon asub veel kõik Tallinnas Filtri teel. Ja nagu ma ennem ka korra mainisin, staabi sidepataljoni samuti mõned IT-alametiikohad, aga nemad sel juhul asuvad meil Ämaris. Samas meie need IT-inimesed, Stratkomi omad kindlasti liiguvad mitte ainult üle Eesti, vaid ka väljapoole, aga IT-inimesed samamoodi, et liiguvad nii Ämari, Kaitseministeeriumi, Kaitseressursside Amet igalt poolt, kus meie seadmeid asju asub, sinna nad satuvad, et ka liiguvad üsna palju ringi. Me proovime seda küberajateenistust lahti defineerima hakata, et jällegi see defineerimise küsimus, aga suure plokina see tähendab ajateenistust küberväe juhatuses ja natuke detailsemalt me ütleksime siis niimoodi, et see küberajateenistus on ajateenistus, mis eeldab tsiviilerialaseid teadmisi ja oskusi. Et ta ei ole enam selline klassikaline ajateenistus, kus rõhk oleks pigem nii-öelda sõdurioskustel, kuigi neid on meil ka kõigil vaja, aga see ei ole selline põhifookus, vaid pigem on see fookus sellele, mida sa tead ja mida sa oskad. Ja teine osa, mida me peame alati nagu vaatama, et me peame andma juurde, kuigi me eeldame, et tal on mingisugused oskused ja teadmised olemas, siis me peame andma ka valdkondlikult väga paljudele juurde, et kui ta meilt ära läheb, siis ta peab olema ilusam, kaunim, targem ja parem inimene nii oma tsiviileriala mõttes kui ka siis tulevase reservväelasena. Ja me kõik ju teame sellist mõistet nagu karjääri planeerimine, kuidas oma karjääri teed, siis tegelikult meie niisugune kaugem eesmärk on see, et meil tekiks ka nii-öelda sõjaaja positsiooni mõttes karjääri planeerimine, kus kui meil täna näiteks läheb reservi mõni kasutajatoe spetsialist, kes võib-olla 5 või 10 aasta pärast on mõne väiksema IT-firma juht, siis ta võib-olla ei peaks enam olema ka kaitseväe mõttes kasutajatoe spetsialist, vaid on ka juba mingi meeskonna ülem või keskastme juht, et meil on nagu vaja nagu rohkem hakata sidet pidama meie oma reservväelastega, et aru saada, mida nad edasi teevad, kuhu nad edasi arenevad ja siis vastavalt sellele suutma talle ka kriisi ja sõjasituatsiooni jaoks sobivat positsiooni pakkuda. Mida me tahame saavutada selle küberajateenistusega? Üks oluline asi on see, et me tahame siduda seda tsiviil- ja militaarväljaõpet. Ehk et kui me räägime näiteks infosüsteemide arendamisest, siis me ei hakka neile õpetama koodi kirjutamist. Nad peavad seda juba oskama tegelikult ennem. Et see teadmine on juba selge olema. Samamoodi päris sellisest, kuidas ma ütlen, inimene, kes pole kunagi fotoaparaati käes hoidnud, temast on ka väga keeruline teha tasemel pressifotograafi, et jällegi tal peaks see oskus endal olemas olema. Teine pool, millel me väga sügavalt rõhume, on see, et kui meil ajateine tuleb aega teenima valdkonda, mis teda tegelikult ka huvitab, mis on tema haridusele vastav, siis ta on motiveeritud. Ja kui sõdur on motiveeritud, siis ta panustab palju rohkem ja ta väljund on tunduvalt parem kui võib-olla sellisel ajateenijal, kellel on vaja kõik näpuga ette taha ära näidata. Ja täna meil see nagu selles mõttes toimub, et meil ei ole vaja sõduri näpuga näidata, tee nüüd seda või tee toda,
vaid pigem vastupidi, see initsiatiivi tuleb sõduritelt kohati rohkem, kui me suudame seda nii-öelda kanaliseerida ja juurde panna. Me võib-olla nagu ei taha nagu võrrelda teiste väeosadega, aga me kindlasti on meie ajateenijaid, kellel on kõrgemad haridused, kes on erialaselt väga spetsialistid, siis võib-olla ei ole kõige parem temast teha tavalist sõdurit, vaid me peamegi talle pakkuma siis natukene talle spetsiifilisemat ajateenistust, et ära kasutada võimalikult palju tema nii-öelda seda know-how'd. Et kui sa oledki IT-alal kõrgharitud, siis võib-olla sa peaksidki saama ka vastavalt aega teenida vastavas funktsioonis. Ja olgem ausad, inimene on laisk oma loomult, mina olen ka laisk inimene. Et mida me nüüd kindlasti ühe nagu eesmärgina, mida ma olen iseenda jaoks nagu seadnud, on see, et ma ei viitsi väga tegeleda nende õnnetute sõduritega, kes siin paar aastat tagasi mulle kirjutasid, et näed, ma olen nüüd siin Kuperjanovis või 1. jalaväebrigaadis, olen Tartu Ülikooli arvutisüsteemide teaduskonna instituudi lõpetanud ja äkki ma saaksin tulla küberväe juhatusse. Ja need kirjad on mitte üks või kaks, ikkagi rohkem. Ja siis hakkas see kauplemine peale, et okei, et kuidas me saame selle venna nüüd meile ära tuua, mis paberimajandusele kaasa tuli. Et tegelikult on see suhteliselt niisugune nüri ja sisutu tegevus, ja ei ole veel ju niimoodi, et ma nüüd saan Kuperjanovi pataljonist omale ühe ajateenija juurde, vaid nemad on ka temaga arvestanud, ma pean kellegi sinna vastu andma, siis järelikult keegi meie omadest tuleks sinna saata ja siis see inimene, kes meilt ära saadetakse, ei ole ka õnnelik. Ja selle nimel nüüd nagu tööd teemegi, et võimalikult palju teaksid, mis on meie võimalused, mida me teeme ja need otsused oleks juba teadlikud, et need õiged inimesed satuksidki meile ja kaoks ära selline üksuste vaheline liikumine. Ja ma arvan, ei ole kellegi üllatuseks, et inimressurss on kõige olulisem, kõige tähtsam ressurss. Ja loomulikult Kaitsevägi tahab ka omal kõige paremad ja kõige kaunimad inimesiga tegevväelasteks ja ametnikena tööle saada, siis meie ajateenijad on meile väga hea arvamisväli. Et suur hulk meie tänaseid teenistujaid on kõik tulnud läbi ajateenistuse. Ja seda me kindlasti tahame jätkata ja alati kõige paremat tahame endale tööle võtta. Nüüd, millest me lähtume oma ajateenijate valikul, et me eeldame seda, et on olemas erialane haridus. Teatud juhtudel me vaatame seda töökogemust, eelkõige neil, kellel on kool pooleli jäänud, kuigi loomulikult on olemas ka neid, kes on täiesti ise üles töötanud. Ja see eeldab seda, et meie peame siis nii-öelda veenduma, mis on tema reaalsed oskused, aga me teame väga täpselt, mida on suuteline tegema ülikooli lõpetanud, mida on suuteline kutsekooli lõpetanud tegema. Et kui on tal kutsekooli IT-nooremsüsteemide spetsialisti diplom taskus, siis me teame selge väga hea, tema sobib meile kasutatava spetsialistiks. Tuleb ta ülikoolist ja selge väga hea, sobib meile arendusmeeskonda. Ja sealt on niisugune eelnev otsus juba ära tehtud. Kindlasti millega peab arvestama, et küberajateenistus kestab 11 kuud, ei ole võimalik tulla 8 kuu peale, ja siiani ei ole see probleemiks olnud, et kõik on aktsepteerinud seda, et peavad 3 kuud, piltlikult 3 kuud kauem olema, aga teades seda, mida nad tegema hakkavad, siis see on nendeks täiesti okei. Ja meil käib tegelikult, jällegi võib-olla me natukene üldise riikliku süsteemiga töötame vastupidi, tavaliselt on Kaitseressursside Amet see, kes määrab ära, kes kuhu aega teenima läheb, siis meie pigem ütleme Kaitseressursside Ametile, et palun saatke see ja see inimene meile aega teenima. Ja teatud valdkonna inimesed, me ei hakka isegi nii-öelda nagu teste tegema nende peale, et me usaldame ülikoole ja kutsekoole, et me võtame need meile vastu, aga me ei suuda neile alati garanteerida, et nad just erialasele kohale saavad, et lõplik otsus on teeme, see tuli vaaskursuse ajal. Ma arvan, selle aasta suvel me tegime ka täiesti sellise, ma arvan, et Kaitseväe ajaloos läbi aegade tegime esmakordselt sellise lahenduse, kus sõduri baaskursuse ajal üks rühm oli meil ainult kõrghariduse, kõik olid IT-eriala lõpetanud inimesed, et 40 poissi ja kõik kõrgharidusega, ja nende seast me siis valisime lõpuks oma arendusmeeskonna välja. Ja tunnistan ausalt, läks asi üle kivide kändude. Paljud poisid olid natukene kurvad, et nemad ei saanud, et see konkurents on meil reaalne, et
päris 1-2 ei ole, aga 20% on kindlasti meil rohkem neid inimesi, keda me tegelikult nendel ametikohtadel vastu võtta saame. Kuidas me neid omale tulevased küberajateenijad leiame, et mu enda taust on ju tegelikult riigikaitseõpetaja ja ega ma olen sellele küberväejuhatusele ametikohale sattunudki eelkõige pigem oma nii-öelda tsiviiltausta tõttu, et kuna mul on väga paljude koolide kontaktid olemas, siis leiti, et ma oleksin kõige parem inimene, kes saaks koolidega suhelda ja leida sealt need kõige paremad ja kõige targemad inimesed, mille aega teenime. Ja käingi mööda kutsekoole, käin mööda ülikoole, käin ka gümnaasiumites, kus on meid huvitavad kas siis real, küberkaitse, matemaatika ja süvaõppe. Ja kuigi gümnaasiumite puhul me aeg-ajalt leiame sealt üksikuid inimesi, kes sobiksid meile kohe aega teenima, aga seal on pigem sõnum jälle natuke riigi üldisele poliitikale vastupidi näites, et kui riik ütleb, et tule kohe peale gümnaasiumi lõpuaega teenima, siis me ütleme, et kui sa oled IT-erialale kõrgkooli sisse saanud, siis mine saama kõrghariduse, tule siis alles aega teenima. Ehk me pigem tahame tarku inimesi, mitte seda halli massi. Ja kindlasti me rakendame seda klassiga ja kursusega ajateenistuse läbimist. Seesama SBK rühm, mis me siin täna suvise nii-öelda ajaloolise hetke tegime, siis ta oli tegelikult kokku pandud TalTechi ja Tartu Ülikooli arvutiteaduskonna IT-eriala siis üliõpilastest. Ehk et nad elasidki põhimõtteliselt kursuse koos, neil on 4. kursus, ülikooli 4. kursus. Ja mis on põnev asi, et kui tuleb kunagi reservõppe kogunemine, siis tuleb jälle kursuse kokku tulek. Samad vennad saad jälle uuesti kokku. Ja see on ka see, mis aitab sellisele kaitsetahtele kaasa, et ei ole mingi umbisikuline Sven kuskilt teisest maakonnast, vaid su oma kursakaaslased, kellega sa oled 3 aastat koolis ühte sama asja õppinud. Et see kindlasti aitab kaasa ajateenistusele vabatahtlikult tulemisele. Me teeme palju sellist koostööd erinevate koolidega. Nüüd meil on Kehtna kutsekaga nüüd veebruaris, selle aasta veebruaris jälle maailma ajalooline hetk toimumas, kus meil tuleb Kehtna kutseka info või IT-süsteemide nooremspetsialisti kursuse on lõpetamas 10 noort. Neist 8 tuleb meile veebruaris aega teenima niimoodi, et nad ei ole tegelikult kooli veel lõpetanud. Ja ta on meil nüüd 1,5-aastane projekt olnud, et kool planeeris kogu oma praktika 3. kursuse viimase poolaastasse, aga tegelikkuses nad ei ole siis enam koolis, vaid tulevad aega teenima ja meie võtame meie siis võimaldame neil läbida oma praktika läbi selle, et nad on siis kasutajatoe spetsialistid. Ehk piltlikult öeldes, kui nemad lõpetavad ajateenistuse, saavad nad ka oma keskhariduse kätte koos kutsekooli lõputunnistusega. Ma tegelikult ei tea, kuidas see toimima hakkab, vähemasti proovime selle järgi, ja me oma eesmärgi täidame kindlasti, sest esimene eesmärk on õppida, mis sest juhtub, kuidas see toimib, kuidas see õnnestub meil. Aga algus on selles mõttes positiivne olnud, et 80% kooli või kursuse lõpetanust tahtsid aega teenima tulla. Nende 2-ga ma nägin üsna palju vaeva, kes ei ütlesid. Ja tausta mõttes, et need 2, kes ei ütlesid, siis nendel oli praktika läbitud. Nagu ma aru sain, siis märtsikuus pidi olema neil mingi võistlusel kuskil Islandil, kuhu nad ei oleks saanud siis ajateenistuse tõttu minna. Ja tagatipuks neist üks oli ka tüdruk. Ehk et ma ei suutnud neid 2 ära rääkida. Umbes sarnast lahendust me teeme ka IT-akadeemiaga. IT-akadeemia tegelikult ei ole eraldi kool, vaid on siis haridusministeeriumi poolt toetatud infosüsteemide arendajate kursused 3 erinevas kutsekoolis, mis on 4-aastane programm. Ja me proovime nüüd ühe kooliga teha niimoodi, et nende 4. aasta on tegelikult ajateenistus, et 4. aasta peal on planeeritud praktika ja 4. aasta tegelikult läbivad ajateenistuse ja meie siis võtame oma arendusmeeskonda ja saavad seal oma praktika kätte. Ja Tartu Ülikooliga on selline hea väike kokkuleppe, et need, kes tulevad meil peale bakat aega teenima, siis peale ajateenistust minna edasi õppima magistrantuuri, siis magistratuuri praktika on neil tegelikult läbi ajateenistus läbitud. Ehk et mõlemad peaksime sellest just nagu võitma. Me oleme teinud ka sellise avaliku pöördumisvormi, kus piltlikult öeldes kutsealune tänavalt saab alati meie poole pöörduda. Püüame vastata kohe või siis paari päeva jooksul. Ja ka sealt tuleb meil aeg-ajalt neid noori.
ja teeme ka erinevate võistlustega koostööd, et ZF Tech, kes nüüd teeb siin laupäeval oma suure üle-Eestis lõpuvõistlusega, oleme seal kohal. Mul on juba sealt 3 inimest vist äkki ära värvatud eelvõistluste raames. Laupäeval üritan jälle edukas olla. TalTech teeb erinevad küberolümpia, küberpähkleid, puuringuid ja muid asju. Ehk et ka seal me paneme juba silma peale, et neid tulevasi talente kiiresti leida ja neile teadvustada seda võimalusi, mida nad saavad teha läbi küberajateenistuse. Ja loomulikult meie kõige paremad saadikud on meie endised ajateenijad. Et meil tänane kasutajatoe meeskond on suures osas kokku pandud eelmiste ajateenijate poolt. Ehk et nemad oskavad soovitada oma kooli kursusekaaslasi ja erinevaid spetsialiste, kellega kuskil mujal on koos töötatud ja läbi selle tulevad meie tulevased ajateenijad ja väga motiveeritud, et töötab väga hästi. No, kindlasti tuleb meil ka Kaitseressursside Ametist, ma pean oma kella ka vaatama, võib olen suudan ennast jälle ära unustada, ära rääkida, siin vist peaks hakkama lõpetama. Et kindlasti tuleb ka Kaitseressursside Ameti poolt noori, keda me ei suuda ise leida ja eelkõige just välismaalt ja erinevad üksikud ammu kooli lõpetanud. Ja me oleme isegi võtnud vastu selliseid inimesi, kes on meditsiinilisel põhjustel ajateenistusest vabastatud, aga ta ikka nii väga tahab tulla, siis meie arst, vaadates tema haiguslugu ja leitakse talle mingi lahendus, kuidas ta saaks ikkagi ajateenistusi läbi teha. Ja muud asjad on vist olen äkki juba siit enam ära rääkinud. Ja me lähtume sellest, et mis iganes koostööd me teeme, kuidas me seda asja teeme, siis 1 + 1 peab võrduma 3-ga, et 2 erinevat asja kokku pannes peavad andma suurema väärtuse algväärtusest. Et me kutsume neid tulevaseid ajateenijaid omale külla, need näevadki reaalselt, kus oleks nende võimalik tool, kus nad istuma hakkaks, mida tegema hakkaksid, kui nad saavad valituks kas siis arendusmeeskonda või Stratcomi, kuhu iganes. Ja nad teavad, et nad peavad pingutama, sest meil on reaalne konkurents. Selles mõttes, et see, et sa oled täna kõrgharidusega, ei tähenda veel automaatselt seda, et sa oled juba sellele kohale laulatatud. Ehk et kuigi me teatud juhtudel teeme valikud varem ära, eelkõige just nendel, kellel on vaja riigisisese luba, aga kindlasti ei käi see niimoodi, et me vaatame näo peale ja see nimi meeldib, selle teeme. Ja mis on huvitav asi jällegi mina vanakooli inimesena, et tegelikult on ära kadunud mõiste nagu ajateenija ja ülema barjäär. Tegelikult me oleme kolleegid. Ma lähen täna siin arendusmeeskonna või ma lähen kasutajatoe meeskonna tuppa. Mina ei tee vahet, kes meil on tegevväelane, kes on ajateenija. Nad teevad koostööd ja mõnikord läbi tunnistada mõni ajateenija on isegi mõnikord targem, kui meie tegevväelased on. Ehk et värskelt koolist tulnud uute asjadega üle külvatud ja teabki kindlasti palju rohkem asja. Ja jätkuvalt, ehk et IT-spetsialist kaevikus on minu jaoks ressursi raiskamine, ehk et selle asemel kasutada tema lihaseid, kasutada tema ajusid. Et see on meie põhieesmärk, mida tahame saavutada. Nii, ma loodan, et nüüd 6 minutiga lasin ikka üle sellest, mis ma algselt plaanisin, aga kindlasti on meil aeg veel küsimuste jaoks, ja jätsime korraks oma kontaktid siia, et see aadress, mis te seal näete, on see koht, kust saavad meie tulevased ajateenijad endast märku anda ja siis ka minu kontaktid siin, et kellel on mingid küsimused ja muresid, siis saab alati helistada, kirjutada ja joonistada.